seda osa alustame pimedamast. Ehk siis kell on juba 9:30. Enam ei ole nii valge õues. Külmikakõust jama ei tööta enam. Panime siis peale seda kohvikute päevade sisse tagasi. Kõik kinni igatepidi. Ja siis enne oli mul siin ümber külmikulist rihmsõidu aeg, et välja tuleks. Mõtlesin, et panen siia sellised nagu haagise tagaportidel on sellised metallist klõpsud, et panen siia ka. Panin ukse juurde juba vastus ära. Ja siis hakkasin siia auku puurima. See klambri jaoks kõik gaas tuli välja. Täielik fail. Mina alati teadsin, et seal külmkapi taga on see radikas ja siis sealt toimub see, mis iganes gaasi pöörlemine või liikumine. Ma ei teadnud, et siin külle peal on, sest alla ma juba neid kinnitusavasi puurisin nagu ilusti kinni tõmmata. Hakkasin siia kinnitama ja ei, täiesti gaas kõik väljas. Selle külmkapiga siis kõik ühel pool. Ma ei näinud pointi seda parandada, uuesti gaasiga täita, teada, kas see üldse paraneb minu vahenditega. Kuna mul viimasest Formsist jäi meelde, et suvel oleks ka sügav külma vaja, et jääd vedada taigna tegemiseks ja võib-olla ka midagi muud sinna panna, siis hakkasin otsima uut külmikut. Ei olnud üldse kerge leida sellise kõrgusega külmikus sügav külmaga, muidugi teise käe omaga, et oleks nagu nii-öelda vastuvõtliku hinnaga. Päris kuskile Tartusse viitsin kärge sõita ja siis leidsin uue külmkapi ja ostsin ära. Tegin enne Facebookis muidugi mingi kuulutuse ka, et kellel on või tahab vahetada, et teeks mingit kaupa. Ostsin ära Sauelt, tulin koju. Ehk siis 1,5 tundi umbes hiljem ostmisest kirjutati, kuule mul külmik, sulle tahaks seda. Tasuta annan, tahaks lihtsalt ära anda. Täpselt samasugune nagu otsisin, ma trivisin kõrge sügav külmaga, mis iganes. Ehk siis nüüd mul on 2 külmikut. Paneme selle siia siis asemele. Praegu on suht hilja, aga teen veel parajasti ära, et täna võtan selle maa. Homme paneme uue tagasi. Ja sellega seoses on mul üks mõte, et kuna siin talvel praegu on siin sees õhtul 20 kraadi, see on väga soe. Kell on 9:30 õhtul, siis praegu on küll kuidagi soe õhtuga. Aga et talvel teha, kindlasti ahi ka midagi kütab. Kogu see suur uks on ju lahti. Et siin oleks soe, siis ma paneks siia see diiselkütte sinna kuskile alla. Selle jaoks on kütusepakke vaja panna. Kui nüüd vaadata, siis kui bussi siin on kõver, siis siin on täpselt selline ruum kütusevaagi panekuks. Kohe näitan. Eks mul on siuke kütusepakk, 10 liitrit ja ta on suhteliselt väike. Ühes mõõdus, et mahub hästi siia taha. Miks ma ei võta seda kütust bussipaagist on see, et ma sõidan selle bussiga aastas suht vähe. Ja kui ma peaksin koha peal palju tegema pitsat, sellega kütma, järsku vaja kuskil sõita, siis ma ei taha seda üllatust, et oih, kütus on nagu maru otsas, pead kohe tanklasse minema. Kõrvalde süsteem siis on nagu parem visuaalselt näha palju on. Sellest küttest me jõuame rohkem hiljem rääkida, aga praegu ma võtan tänase õhtu missioon võtta see külmkap maha ja panen see kütusepakk ära, ma arvan, siis juba küll, nii et hakkame tegutsema. Nii, külmkap väljas, ehk siis selline plaat, siia panen uue asemele ja siis selle lõikan ära. Et siis mõte on see, et see kütus peaks siia niimoodi, et saaks täita. Alt tuleb kütus välja sellest ja siis siia teeks siis selle, kust siis läheb selle kütte heitgaas alla. Ja ega muud täna ei ole, enne paneme selle külmkapi põhjapaika, sest reedel on järgmine üritus, jälle privaatpidu, ei saa reklaami teha. Ja peale seda siis teeme edasi. Siis on nädal jäänud selle Kuressaare ürituseni. Seda ma ei tea, kas näeb selles episoodis. Seda vaatame. Ma võtan veel selle pleki ära ja siis näeme juba homme, et kui hakkame külmkapi uut tagasi panema. Nii et homseni. Nüüd ei. Ehk siis kütusepaak sai paika ja nüüd teen seda alust siia. Põhimõtteliselt samamoodi tugev alus. Jalgade kinni ja siis veel omakorda see külmkap pärast kinni. Ma olen väikses ajahädas, seetõttu ma natukene teen siin ära, siis pärast uuesti näitan, et midagi nagu erilist ei ole, et külmkap tuleb sinna peale ja siis kõik, et panen selle teise ka ära ja siis ehk hakkame tõstma peale seda külmikut. Nii, külmkap on siin pool. Ajutiselt paigas, panen rihmaga nii nagu ta enne oli. Nii mul oli, ma tahtsin siia mingid need asad teha, aga ma arvan, et ma mõtlen midagi muud välja, aga praegu ta on nagu paigas. Et jah,
põhimure on see, et ta söödal välja ei kukuks ja siin on ka nagu seda sügavkülma. Tulevikus on plaan sinna teha limoncellot, vaatame. Praegu selle sõidu saab tehtud ja siis tegeleme edasi, et mul tuli üks mõte, et kui panna need laste nurgad või need, et lapsed saaks kappe lahti teha, kas see oleks lahendus? Mõtleme. Igatahes praegu ma arvan, et siit keerutame küpstama. Selle küpstamisega on see, et peab filmima ka panema. Loodan, et on hästi näha, aga siis kogu värk jäigi selle taha, et lihtsalt ei jõudnud filmima panna. Kui mul oli see nii-öelda kliendiüritus, siis esiteks meelde tuli siis, kui ma juba küpsetasin ja kaamera jäi ka maha. Pühapäeval tegin kodus majas veel, valmistasin ette 30 kuuli ja siis tuli ka alles meil siis, kui oli juba tramm peale. Miskipärast on nii, et ma annan teada, et kell 3 saab pitsat, kõik tulevadki 3 kohale, siis on plõks siuke plokk, et teedki siuke 1,5 tundi järjest ära ja siis on enne viimast 2 vist sai korra nagu rahulikult hingata. Aga ma ei tea veel, kuidas ma teen, aga selle nädala lõpus ma lähen Saaremaale, kus on õunaaia kodukohvikud. Ehk Big on ees, juba teine saar sellel suvel selle bussiga ja siin autos on nii, et ma tegin alguses sellise maki 10 € AliExpressist ja lõiksin pleksiklaasist mingi taguse. Ammu igatsesin juba sinna seda CarPlay'd. Ükskord vaatasin siis netis ringi ja tellisin ära sellise komplekti, et siin on 2-tinnine makk ja tagurduskaamera oli kaasas mingite selliste nagu LED-idega. Et selline, kus on nagu neid LED-e rohkem ümber. Ja lisaks veel mingi roolipult, mida ma kindlasti peale ei pane, aga noh, see selleks. Ehk siis selle raha eest oli väga palju seda, see on juhtumvaba CarPlay Androidi auto. Ja lisaks ka mingi siis Fordile mõeldud mingi raam ümber, et saaks nagu selle sinna panna, ehk siis see võiks asenduda siis sellega. Päris pime on siin. Ehk siis tšuka värk. Kui on päris pime, siis ma ei tea, kus siin näha seda on, aga see võiks olla suht 5 minute job, aga ma vahetan selle ära ja siis ma näitan uuesti, ehk siis mõte on selles, et saaks natukene paremat heli ja kui on mingid pikemad sõidud, mingi CarPlay'd värgid panna, et mul see telefoni hoida siin ees ei olnud väga hea, ta on selle MagSafe'iga, aga kui käigukang on siin, siis alati lõid selle kuidagi maha ja polnud hea, et ma panen selle maki ära ja siis näitan, et paar funktsiooni. Nii. Need 5 minute jobid lähevad tavaliselt alati nii, et nad ei ole 5 minute jobid, ehk siis nüüd on juba üle homme. Aga makk on paigas, et mul oli siin üks suur viga, mis oli selles, et ma panin pistikud külge, kõik pilt ees, kõik on hästi, heli pole. Hakkad guugeldama, tuleb välja, et mingi maki sisemise antenni toit ja kaabel tuleb ka kuskil ühendada. Noh, nii-öelda paljud tegid YouTube'is videot sellest, mul see ei toiminud. Panin eraldi toitest toite järgi, nii et on bussikõlarid, minu toide, kõik super heli on. Panen bussitoite ja kui bussikõlarid ei ole, panen bussitoite ja teise kõlari, mis garaažis vedeles. Heli on täiesti müstika. Lõpuks aitas see, kui ma võtsin nii-öelda antud raadiol siis pistikust tagumised, ehk siis siin bussis ei ole, tagumised kõlari kaablid välja pinnidest, töötab täiesti müstika. Ei olnud seda ette näha, aga ühesõnaga, kui võtid keerata, ma ei tea, kus mul on praegu see telefon, aga siis ta läheb tööle, panin Fordi logo ka ette, ilusti need roheliseks, ma tahab CarPlay'ga ühendada. Vist ma ei tea, kus mu telefon on, aga ühesõnaga, et need näidikublokk on roheline, panin siia ka rohelise, suht OEM lahendus, aga noh, tegelikult on Fordist väga kaugel asi. Nii, vist isegi leidis mu telefoni üles, ühesõnaga siis kõik toimib ja resolutsioon on isegi suht hea, et kõik toimib. Ja siis lisaks saab ka veel panna siit mingit seda raadiot. Kõik toimib ja ta ei ole nagu Android Mac. Ta ei ole Android, aga ta on raadio, millel on wireless CarPlay ja Android auto küljes, nii et sellest on mulle juba küll, nii et põhimõtteliselt töötab, et panen kinni ja kõik on hästi. Et miks on siis vaja oli, seda oligi see, et nädalavahetusel siis kui te seda videot vaatate, ma hakkan suht kohe küpstama, ehk siis kes on samal ajal Kuressaarest, tulge kohale. Piitsa õunaaias, film ja kino, mingi selline event, ma panen selle kuskil seal ka. Et teen ja küpstan seal, praegu see nagu ettevalmistav episood, sest et
ei tule väga palju sisu, aga mõte siis selles, et praegu siin on mingid ettevalmistused. Praegu on kolmapäev, pakin asjad ära siin enam-vähem, võtan telgi ja siis sõidame reedel Kuressaarde, laupäeval teeme Tainast, pühapäeval küpsetame ja pühapäevast tagasi. Ehk siis seda üritust näete siis järgmises saates. Praegu ma siin enam-vähem tegin korda. Ahju tõmbasin sellest tormiga puhtaks, panin asjad enam-vähem ära, külmkapp on veel vana. Ma sain siis teise külmkapi veel. Kunagi ma panen selle teise, sest see on nii-öelda paarkümmend senti madalam, ma saan siia mingi lisariiuli teha. Aga praegu on siis nii, et siia õhtusse veel ma pesen põranda puhtaks, siis on võimalus siia telk tuua. Ja me pakime edasi, siis sõidame juba Saaremaale, nii et keerame siit järgmistesse tegevustesse. Reede õhtu 16.54 ajame need asjad siia sisse ja saab minema hakata, et päris hea hunnik on asju valmis tekkinud. Ja siis on vaja minna sõita Kuivastusse, Virtsu. Täna on selle parvlae Piretiga mingi ilge jama, nii et kogu mu bronn läks vastu tuult, nii et peab minema elavasse Järtsu, aga panen selle tähendusse käima ja hakkame asja sisse tooma, nii et võiks olla kõik asjad olemas. Vaatasin nimekirja järgi ja telkama sisse panna ja siis ma ei minema hakata, nii et siit teele. Nii, see on siis see asukoht. Sealt on näha ka lõunaaia kohvikud või õunaaia kohvik. Kohe näitan seda silti lähemalt ka. See on Valmimaa tänav, see on Kuressaare spordijoone, et tulge sinna. Siin aias toimub, seal on siis see kinotelk ja tänava peal on see silt ja lipp ka. Peaks olema hästi näha. Selline siis. Ja siis üritus on see, kes on veel kodus ja vaatab, siis tulge see film. Siit saab evendile ja seal on siis Saaremaa toidufestival ja mina ja et nüüd kell on siis 14.58. Kohe hakkame Tainast tegema, et homme kell 12 küpsetama hakata. Ma näitan veel korra ära see Taigna teemal on tulnud päris palju küsimusi, et kuidas sa ikka teed ja mis mul valesti läks ja ehk siis ma hakkan siin nüüd tegema office'is, kontoris. Et ma olengi täiesti nagu mobiilne või sõidetav, et ma pakin siin asjad lahti ja siis hakkame näitama, et ma teen 3 batch'i, 3 kogust, siis teeme jälle 100 ja ma ühe näitan teile, kuidas ma teen, nii et hakkame kohe tegema. Siis valmis mikser, vesi, sool, pärm ja jahu. See on kogu Tainas. Mul on siin ees ka see retsept. Paneme teile pildi siia kohe. Jahu 4821, 3,8 grammi pärmi, 3,1-3,4 grammi vett ja 145 grammi soola. Ei midagi keerulist. Siin on paar nüanssi lihtsalt, et ei tohi keerutamist liiga vara lõpetada, aga ma näitan ikka, kuidas ma seda teen. Ehk siis panen teid siia ja siis käime selle läbi. Kõigepealt läheb vesi. Ja vette ma lisan ka natuke jääd. Sellepärast, et saaks kauem sõtkuda. Panin pool kilo jääd ja siis ülejäänud paneme vee. Vett ma ostsin praegu ise, sest ma ei ole kodus. Nii, vett läheb 3,1-3,4 kokku, ehk siis jää pluss vesi peab olema nii palju. Nii, vesi on olemas. Ehk siis jäävesi, selle kallame suures osas siia mikslisse, natuke jätame järgi. Ja veele läheb hulka pärm. Pärm on mul 3,8 grammi. Ja see läheb vee sisse, seesama pärm. Ja siit kaalun 3,8 grammi. Ja see 3,8 grammi on 3,8
mitte 3,7, 4,2. ehk siis see on ainus nüanss, mida nagu on võib-olla keeruline kõigil kodus teha. Natuke raske on selle bussis liikuva kaaluga teha, aga ühesõnaga siit on näha, et kui ma natuke liigun, siis see kaal muutub, aga 3,8 grammi pärmi ja see on siis nii suur tükk, ehk siis seda ei ole palju. Viskame sinna sisse, paneme selle käima, et ajaks selle natuke sassi. Ajab selle pärmi seal natuke sassi, senikaua kuulete natuke kolisemist ja kaalume ära jahu. Jahu jaoks siis samamoodi, ma panin selle praegu vait, ehk siis jahu. Mul oleks valanguti lõpp, kasutan sellist jahu. 0,0 jahu. See on mingi pruuviga itaallaste poolt. Ja nii ongi. Ehk siis kuna mu jahu ei ole nii piisav nagu vaja, siis ma teen seda kahes osas ja panen 4821 grammi on vaja. Ma panen siia näiteks nii palju ära. 3195. Ja siis jätad endale kalkulaatorisse meelde, sest et sul vahepeal on nii palju tegemisi, et siis sa tead, palju pead pärast veel lisama, et see lihtsalt läheb meelest ära. Vahepeal ma olen selle pärmi veel sassi siin. Lihtsalt vispliga sassi, siis ta lahustub paremini. Ja siis see kogu jahu sisse. Näitan ka. Eks see jahu on siin sees. Paneme käima. Ja siis ta. Siis ta seda keerutab seni kaua. Ma mõõdan välja selle ülejäänud jahu, mis oli 1626 grammi. Ja selle võib samamoodi sinna sisse kallata, et siis on hästi. Nüüd on kogu jahu sees 4821 grammi. Sellest ma siis teen 3270 grammist kuuli. Kaalume soola ära. Soola läheb selle koguse peale 145 grammi, mis siis on nagu süke, et osade jaoks on see pärmi kogus, et kuidas nii vähe läheb, ja osade jaoks on soola kogus, et kuidas nii palju soola läheb. Aga see on retsept ja sellest tuleb kinni pidada. Kasutan siis meresoola. Peen meresool lahustub paremini. Nii, 145. Hästi. Süke kogus soola. Ja nüüd on siis näha, et ta aines hakkab vaikselt kuju võtma. Siia hakkame vett juurde panema. Ja siis hakkamegi mikserdama. Vett lisan aeg-ajalt, et ta läheks kohe paljuks. See on lihtsalt mu enda kogemus, et see mikserdamine oleks parem, nii ta läheb kuidagi ühtlasemalt. Nii et ma nüüd näitan kohe, kuidas see on natuke seepärast edasi läinud, et vahepeal lisan natuke vett ja et milline ta lõpus on, kui hakkame soola lisama. Later. Nüüd siis hakkame soola lisama. Ehk siis ta on hakanud võtma sellise kaalika kuju ja temp on praegu pinnalt mõõtes 15, aga ma panen selle soola ära, siis ta jõuab seal nii-öelda lahustuda ja soola nii-öelda mikserdamine niidab muru, et see soola mikserdamine annab ka nagu seda hõõrdumist ja kuumust, nii et lisame soola. Ja siis nüüd hakkame
taigna sisetempi mõõtma, et ei tapaks pärmi ära, et siuke 22–25. Selle jaoks on mul selline ristapuu Thermapen One käsi, mis mõõdab hästi kiiresti temperatuuri. Et ma lasen natuke käia ja siis kui hakkame jõudma lähemale sinna, kus hakkame lõpetama, siis näitame mõõtmist. Nüüd on läinud juba siukseks siidisemaks, selliseks kõrvitsa kujuks. Nüüd võtame selle välja. Selle on niimoodi, et skaala on siis niimoodi. Ja kui isegi valgust tahta, siis kuidagi, kui on hästi pime, saab valgust ka näha. Võtame seisma, võtame tempi, sest näha on 21,1, 21. Eks natuke laseme veel, laseme kuni 23-ni. Ja siis võtame välja, et ma valmistan siia ette kasti, kuhu see panna. Siis näitan seda ka. Panin siis kasti valmis. Just mõõtsin siuke 22,5 oli, et siia kasti ma hakkan siis seda sama kergitama. Siia panen natuke oliivõli põhja. Nii. Ja siis nüüd mõõdame uuesti. 22,5. Nii et ma lasen tal siuke paar minutit veel käia. Ja siis tõstame välja siia. Loodan, et näete. Selleks ma tavaliselt kasutan kummikindaid, et oleks lihtsam seda tööd pärast jätkata, et muidu ma pean liiga palju käsi pesema, et see mitte puhas oleks, vaid sellepärast, et ma saaks seda nahaküljest lahti. Kohe ma mõõdan viimased temperatuurid. 23,3, ongi hästi. Nii, nüüd tõstan seda taigna siit välja. Ta on siuke päris tugev asi. Nagu näete siis, ma teaks näete või mitte, aga siuke käntsakas. Ta on kõik välja. Natuke on veel. Nii, nüüd on siis siin meil peal. Natuke panen veel oliivõli käte peale siia peale. Siis ta lihtsalt annab paremini. Nüüd teeme sellised paar viimast volti. Ehk siis kogu käest nii. Voldime tast sellise, ma ei tea, 90 kraadi ja kokku või ma ei oska nimetada, näete paremini. Sellised, teeme tal sellised kihid ja lõpuks tast siis sellise suure kuuli, kuhu me siis jätame ta kerkima. Ehk siis siit kuulist saab 30 kuuli jagu pitsasid. Lõpuks ma panen veel ühe tiiru peale oliivõli, et tekitada siia peale selline õlikiht, et ära ei kuivaks. Nüüd jätan ta siia kerkima. Näitan lähemalt ka. On siin siuksed juba õhumullikesed ja jätan ta siia kerkima. Kell on praegu 15:51. Nüüd enne magaminekut teen tast kuulid, siis on järgmiseks päevaks valmis. Nii et ma teen veel 2,5 kogust veel ja siis näitan, kuidas ma tomatipasta ette teen. Tomatipasta ma teen täna sellepärast valmis, et ma saaks nüüd basiiliku ja muud maitsed, et rohkem nii-öelda tõmbaks sisse. Ma teen enne taigna ära ja siis tuleme tomatipasta juurde tagasi. Tainast tehtud, teeme tomatipasta. Ma ostsin sellise suure sellise 10,6 liitrise nõu. Et kui ma teen tavaliselt siia sisse, siis siia mahub ütleme selline 30 pitsa jagu tomatipastat. Aga et kui ma saab otsa, siis ma saan siit kohe juurde kallata. Tomatipasta jaoks ma kasutan kooritud tomateid. San Marzano tomatid erinevad selle poolest, et nad on kasvanud mingis pets mullas. Need on raskem kätt saada, aga see on kujult nagu sama. Ehk tänaseks on mul kaasas neid 4. Siin on 2,4 kilo
sorry, 2,5. Ühe pitsa peale läheb 100 grammi, ehk siis 4 tükki, 100 pitsat. Loogiline. Läksin need lahti. Mul on praegu ainult selline Leatherman, eks kui keegi oskab soovitada väga head konserviavanet, siis ma kuulan, sest et need, mis ma olen praegu ostnud, täielik prügi. Nii, käed pesin ära, kallame neid siia sisse, ehk siis 2,5 kilo üks ja jätke gaas natuke lahti, et muidu lihtsalt pritsib nii meeletult. Nii, nüüd on siin 3 täit sees, 7,5 kilo. Viimased on sellesse siia, siis on üks koha olemas ja siit saab juurde kallata. Ja siia läheb siis 1 gramm 100 grammi tomati selle kordtomatide kohta, ehk siis siia läheb ka 3 korda 2,5 kilo läks, ehk 75 grammi soola. Nii, 75 grammi soola. Ja selle paneme lihtsalt siia peale sisse. Siis tuleb nüüd tomatid ära purustada. Selleks pesen käed ära. Ma olen ostnud igast purusteid, igasuguseid erinevaid, millega teevad välismaalased. Aga mina olen vaadanud, kõige lihtsamalt saab niimoodi, et need tomatid purustame lihtsalt käega enam-vähem suuremasti puruks ja siis saumiksriga otsa. Et siis tuleb siit tomatitesse see löga välja. Miks ma ei tee kohe saumiksriga on see, et kui liiga palju seda mikserdada, siis ta läheb nagu vahtu. Eks ma tahan natuke tekstuuri alles jätta. Et ei ole mõtet saumiksriga palju teha. Ma olen paar korda läinud liiale ja siis on see mure, et tuleb nii-öelda selline vaht pinnale ja ta läheb vesiseks. Ja ta ei ole tomati seal pastana pitsa peal ka väga hea, et ma teen siuksed suuremad tomatid. Need on sellised piklikud tomatid. Ma teen nad enam-vähem puruks, et neist tuleb see välja, see mida kõik, mis seal on. Ja siis teeme saumiksriga edasi. Ja kui mõelda nüüd, et kuidas vanasti Napolis olid kõik suured tippköögid ja värgid, siis seda ei olnud tehtigi käsitsi. Nii et ma olen näinud, et osad teevad täitsa käsitsi, aga mulle siis see liiga suur tekstuur ka ei meeldi. Teeme kuskil seal vahepeal. Nii. Nüüd paneme siia peale oliivõli. See on tõesti, mida ma ei oska mõõtada, ma panen alati tunde järgi. Kuna me panime siia 7,5 kilo neid, siis ma panin oliivõli ka. Ja siis viimane basiilik. Muidu margarita peale käib siis tomatipasta, basiilik ja oliivõli. Aga ma keeran need kõik kokku, ehk siis mina panen tomatipastasse kõik, mida ma tahaks, et seal tomatipasta põhja peal oleks. Ehk siis ma pärast ei pea eraldi oliivõli ja basiilikut panema. Ja nüüd siis paneme need siia kõik sisse ja see on mul täiesti tunde järgi. Ja nüüd siis tuleb meie sõber saumikser. Siin ei ole mitte midagi erilist, täiesti tavaline Philipsi toodang. Ja mis ma siis teen on see, et alguses ma proovin siis selle basiiliku suruda siia sisse, siis ta purustab selle ära ja siis lihtsalt teed. Aga väga oluline, et mitte liiga palju teha. Nii, ja rohkem tegelikult ei olegi vaja. Kui see oleks üks pots, ma teeks veel vähem. Ehk siis võtame nagu kulbi ja näitan teile. Eks ta peaks jääma selline tekstuurne. Kus on sellised tükikesed sees. Ta ei saa olla siuke vedel. Me ei tee siin ketšupit, vaid me teeme siin sellist tekstuurset pastat. Ja ehk siis midagi sellist. Ja see on siis see, mida me soovime näha.
aga siit ma teen ühe koguse veel ja õhtul teen kuulid, aga seda juba näeb järgmises episoodis, ehk siis ma hakkan vaikselt otsi kokku tõmbama. Teie tulge siis sööma, kui te näete seda enne 12 või mis iganes te siin olete. Ja näeme siis järgmises videos proovin rohkem näidata seda kogu üritust koha pealt, nii et järgmise korrani.